Tšau sõbrad! Tere tulemast tagasi minu kanalile. Minu nimi on Maarja. Kui sa oled sinu uus, siis tere tulemast. Mul on nii hea meel, et te kõik olete kuidagi pidi mingit moodi mu videoni jõudnud. Ja ma loodan, et teile meeldib. Ühesõnaga, tänane video is all about rasedus, beebid ja nii edasi. Tänases videos ma räägin teile kuidas mul teine trimester läks, mis sümptomid ja siis on ka paar teie küsitud küsimust. Nii et hakkame pihta. Hakkan pihta siis niimoodi, et algusest kuni lõpuni. Esimeseks asjaks on mul siin kirjas, et tujud kõiguvad ja see ma ütleks, et lähebki natukene nendel hormoonide alla. Et mul ei ole olnud palju neid tujude kõikumisi üldse tegelikult, võrreldes nagu kui ma olen kuulnud, kuidas teistel on. Ja ma ütleks, et see oli mul ainult selle teise trimestri alguses, kuidas mul oligi. Ma mäletan ühte päeva, kus mul lihtsalt tuju läks lihtsalt nii ära ja millest ma isegi ei teadnud. Ja siis mul elukaaslane oli kogu aeg, et kui sa tahad jonnida, siis jonni. Ja siis ma hakkasin juba selle tema lause pärast jonnima, kuigi nagu tegelikult ei olnud üldse põhjust. Teiseks mul on öeldud siin, et söögiisu pole. Läksin poodi, kõht oli tühi, aga mitte midagi isuta. Ja liha ei lähe alla. Kui mul esimesel trimestril oli reaalselt niimoodi, et ma oleks ainult magusat söönud, ma tahtsin ainult magusat, ma võisin toituda iga päev jäätisest, siis teise trimestri kas algus või poole peale mul reaalselt oli niimoodi, et me käisime poes ja ma mõtlesin reaalselt, et ma hakkan nutma, sest mul oli kõht nii tühi, aga mul ei isuta mitte midagi. Ma ei tahtnud isegi purksi, ma ei tahtnud jäätist, ma ei tea mitte midagi. Mul lihtsalt ei olnud mitte millegi vastu isu. Ja see on väga veider tunne. Ma ütlen niimoodi, et sa vaata oma lemmikut asja, su lemmikud krõpsud on sul ees ja sa ei taha, sa lihtsalt ei taha, sul ei ole isu. Ja liha ei lähe alla. See on mul, ma ütleks siiamaani. Ma nüüd küll olen nagu hakanud vaikselt sööma, aga see on nagu, samamoodi näiteks ma võisin seda purksi süüa, Maci burgerit, juustuburger, mul lemmikasi on ju. Ja see juustu... Appikene, see kõlab nii naljakalt, et ühesõnaga see juustuburgeri pealne või see vahel, see pihv, see maitse, see liha maitse tundus mulle tollel ajal nii tugev, et mind hakkas isegi häirima see niimoodi, et ma sõin seda juustupurksi ja ma mõtlesin, et ma ei taha seda liha seal nagu. Ühesõnaga isegi see liha hakkas mulle vastu ja makaronid näiteks hakklihaga ma sõin ka niimoodi ära, et makaronid ma sõin kõik ära ja siis hakkliha ma jätsin kõik alles. Jällegi natuke veider, sellepärast, et tavaliselt mul ei ole üldse nagu lihaga mingit nagu probleemi olnud, eriti nagu mingit hakkliha või üldse mingi liha. Ma söön liha ja ma armastan liha ja ma ei tea, pole olnud kunagi sellist probleemi. Ühesõnaga, 3. punkt on mul siin, et kõht sügeleb ja kiskutunne, nii ebameeldiv ja vahepeal ka valus. Ja minul oli reaalselt selline tunne, et mul kõht nagu paisub kohe. Mul oli täpselt selline tunne, nagu mul oleks nahk mega pingul. Ta oli selline oligi nagu täpselt selline, nagu keegi tõmbaks seda nahka niimoodi. Ja see oli nii ebameeldiv mulle, et ma ise nagu kujutasin ette, et ma nüüd see kõht nagu kasvab. Ja täpselt selline tunne oligi. Ja see oli nii ebamugav. Ja siis sealt mul tuli kogu aeg see, et kui ma nagu silusin, ma ei tea, võib-olla on see peas kinni, ma ei tea. Ühesõnaga, kui kellelgi on veel nii olnud, siis I feel you täiesti ja sealt mul tuli see sügamine, et kui ma niimoodi tegin kõhule, mul kõik sõbrannad räägivad seda, kuidas ma käisin niimoodi ringi, sest siis see aitas. Võib-olla on peas kõik kinni, ma ei tea. Ühesõnaga, niimoodi oli. 4. punkt on mul siin see, et öösiti vahepeal raske magada ja ma arvan, et mul tuli see suht varakult see, et mul oli nagu selle kõhuga ebamugav ja ma ütleks, et minu meelest, ma ei tea, kuigi ongi see, et kõik inimesed ongi erinevad ja nii edasi on ju, aga kui ma ise arvan, siis ma arvan, et mul tuli kõht ette päris vara, et oligi, et 5. kuust ma sai juba täiesti aru, et ma olen rase nagu ja ikkagist, kui see ikkagist ei ole harjunud sellise kehaga, siis nagu on ikka tükk tegemist küll, ma ütlen teile. Ja järgmine punkt läheb ka natukene sellega kokku, et alaselja ja tuhara valud ja ma tegelikult olingi vist 5. kuu oli mul poole peal, kui mul olid sellised tuharavalud. Te sõbrad,
see oli midagi nagu enneolematut ja ma jällegist mõtlen, et sellised asjad tulid mul nii vara. Ma ei saanud voodist püsti, sest mul oli nagu siin, nagu kuskil selle koha peal, kuskil siin kannika ja nagu selja nagu alguspunkt või kuskil niimoodi. Mul tekkis sinna selline valu, et ma reaalselt, ma ei saanud voodist püsti ja see valu, ta oli nii valus, ta oli nagu selline nagu pinge või nagu selline nagu, kuidas, mis öeldakse selle kohta? No ühesõnaga selline vastik lihasvalu. Ja siis Kaspar üks päev bronnis mulle rasedate massaaži. Ma algul olin väga skeptiline, sest ma mõtlesin, et nagu, et mida see massaaž näitab, pluss ma ei ole üldse see inimene, kellele meeldiks massaaž. Ja ma läksin sinna suht sellise mõttega, et noh, ma lähen siis vaatan, mis seal siis tehakse, on ju. See toimus Confidos. Selle nimi oli küll rasedate massaaž, aga see oli nii palju enamat. Ühesõnaga see tädi, kes mulle seda tegi, äkki ta nimi oli Triinu. Ma vaatan üle ja panen siia ekraanile, kas see oli ok või oli ta nimi midagi muud, aga igatahes see oli nii hea. Ma nii soovitan, see oli küll tund aega ja see tund aega äkki maksis mingi 70 eurot või midagi sellist, ma ei mäleta täpselt, võin jälle need info siia ekraani peale panna. Ühesõnaga, see oli nii hea ja ta seletas mulle täpselt ära, ta ütles, et nagu, hallo, millega sa enne tegelesid, mis tööd sa enne tegid, ma olin mingi, et noh, tegelikult kui ma mõtlema hakkan, siis mul oli iga päev väga aktiivne, ma olin iga päev jalgadel, trepist üles, trepist alla, mul olid 12-tunnised tööpäevad nagu ilmselgelt, on ju. Ja siis järsku ma pidin olema laksust lamamise režiimil. Ehk siis ta ütleski mulle, et kuule, et su keha sai lihtsalt šoki. Ta mudis algul mul neid jalgu ja ütles, et sul ongi jalad on täiesti kinni ja siis sealt tulebki see pinge ja see lihasvalu. Ja ma tundsin selle mudimise ajal, kuidas mul see valu lihtsalt nagu läks ära. Ja ma lihtsalt mõtlesin seal, ma olin nagu mingi, oh my god, täiesti lõpp, ma olen nagu täiesti uus inimene. Ja ta andis mulle nii palju igast nippe, kuidas ma ise kodus saan nagu kas paremaks teha või niimoodi, et ta üldse enam ei oleks. Ta andis mulle nii palju igasuguseid harjutusi. Peale seda ma võtsin endale selle palli, on ju. Ma ühesõnaga kõik asjad, et jalad üles seina peale, ma ei mäleta, mis seal veel kõik olid. Ühesõnaga, ma olen neid harjutusi nüüd teinud, kõik need kassipoosid ja asjad ja see on nagu, see toimib, see täiesti toimib ja mul ei ole kordagi pärast seda olnud neid valusid, mis mul siis olid. Et kui ma tunnen, et mul hakkab tulema, siis ma jälle teen oma neid harjutusi ja siis mul on jälle täiesti okei olla. Nii et ma oleks tahtnud täiega sinna veel minna, aga kuna mul rohkem nagu ei ole olnud seda valu, siis ma ei ole nagu läinud. Aga tõesti ma nii väga soovitan, et kui keegi veel tunneb, et tal on keha läinud nagu täiesti kinni, siis rasedate massaaž. Ja teine asi, mis oli, et ma panin ennast joogasse kirja. Nii et ma arvan, et see on ka üks asi, mis nagu väga-väga aitab nagu kõigele kaasa. Et ma leidsin mega hea podcasti, mille nimi on Paus. Ja ma kuulan sealt neid lugusid ja ma sain sealt selle idee, et minna joogasse. Seal vist äkki oligi esimeses episoodis äkki või? Nad rääkisid, kuidas nagu see kõik see hingamine ja kõik see annab sünnitusele nii palju nagu kaasa. Ehk siis ma ei tea, ühesõnaga, ma arvan, et see on imeline kogemus ja ma lähen proovin ära ja vaatan, kas mulle meeldib, sest ma arvan, et selline asi ei ole kindlasti nagu kõigi jaoks, aga ma loodan väga, et see on minu jaoks, sellepärast, et ma tahaks ennast rohkem liigutada ja see hingamine on mul niigi lappes, nii et ma arvan, et see toimiks täiega hästi. Ühesõnaga, lähme edasi. Järgmine punkt on mul, hakkan kergesti hingeldama ja tähendab, ma arvan, et see on mul ka sellest, et kuna ma olin ennem päris pikalt suitsetaja, siis need kopsukesed on mul võib-olla nagu nõrgemad kui nagu mitte suitsetajatel, pluss siis see, et sa oled rase ja kõik see teine asi on ju. Et see hingeldamine mul on jah, et mul väga kergelt ajab hingeldama. Mul praegu isegi nagu, kui ma räägin, siis ma pean vahepeal hingama lihtsalt. Lõhnad kõik väga tugevad on mul järgmisena siin kirjas. Ma ütleks tegelikult, et mul on sellega ka ikkagist päris hästi läinud, kui ma kuulen teiste lugusid, et kui mul sõbrannad räägivad, et neil mingi asi ajas lihtsalt niimoodi, et nad ei suutnud seda isegi nagu
nuusutada või et nad hakkasid oksele selle peale, siis mul ei ole sellist asja olnud mitte ühegi asjaga. Et mul on lihtsalt niimoodi, et ma vahest käin kodus ringi mingi. Mis see on? Oota, mis see nüüd on? Nagu, et ma lõhnad kõik väga hästi tunnen ära. Ma saan kohe aru, mis toidu sees on pandud, sest see lõhn ma lihtsalt kohe saan aru, ma ütlen sulle kohe, mis seal nagu toidu sisse pandud on. Aga mul ei ole ühtegi korda olnud sellist asja, et mul oleks mingi süda läinud pahaks millegi peale või et umbes, et või mingi toit ajab näiteks sööki. Ma korra mõtlen tegelikult. Ei, ma ei tea, et mul selles mõttes on jälle jumal tänatud täiega vedanud. See teine trimester on olnud tegelikult imeline, et mul ei ole olnud ühtegi sellist nagu halba sümptomit, ma ütleks. Järgmine punkt on mul siin kirjas, et kehaga väga raske toime tulla. Tähendab, ma ütleks, et see oli rohkem alguses. Ma ütleks, et see oli niimoodi, et see oli alguses ja vahepeal ma olin täiega nagu I'm so sexy mama nagu, mida pekki, confident, siit ma tulen, ja tegelikult mul on siiamaani, ma olen küll selline, olengi väike pall, kes veereb ringi, aga ma olen kuidagi õppinud sellega nagu kuidagi, või selle enda kasuks kuidagi, kuidas nad ütlevad, kuidas öeldakse, ühesõnaga saate aru küll, mis ma mõtlen, et mind ei häiri see praegu üldse. Sellepärast, et ma ikkagist kasvatan enda sees teist elu, mis on nagu mida pekki, et see on minu meelest nii vinge ja mul on nii savi, et ma olengi väike pall, kes veereb ringi. Et I don't care reaalselt. Et mul on veel see, et ma olen lühike ka ja ma olen niigi juba ennem olin teistest kohtadest välja arvatud kõht nagu suurem, et ma ise ütlen, et kurvikas, eks ole, aga nüüd on see kõht ka, ehk siis nagu väike pallikene, aga teate, sellest ei ole mitte midagi hullu reaalselt, et ma sellepärast enam üldse ei põe. Noh, selles mõttes, et mul on hetkel 7. kuu, ma võin teile näidata ka seda kõhtu, et noh, võib-olla mu arvamus muutub, kui mul läheb kõik nagu väga ebamugavaks, nagu ma olen kuulnud, et läheb, aga hetkel selline, noh, on kasvanud küll. On aru saada, et ma ootan last selles mõttes. Järgmise punktina on mul siin nii armas asi kirjas. Enesetunne on väga hea ja huvitav on tunda kõike seda, mis toimub. Ja siin on mul siis ka järgmine punkt on, et esimesed liigutused on tõesti nagu väga huvitav kogemus. Ja nüüd ma saan väga aru sellest lausest, mis ütlevad, et sa ei saagi sellest enne aru, kui sa oled rase olnud. Et see on nagu nii teissugune see on nagu nii, ma ei oskagi seletada ja see ongi, minu meelest see ongi see, et sa pead lihtsalt ise rase olema, et seda nagu tunda ja sellest nagu aru saada ja need beebi liigutused, see on ka läinud niimoodi, et alguses oli nagu mingi oh my god, kui lahe ja iga pisikene ja mul oli täpselt see, et ma ise ennem vaatasin täiega neid storisid, kus olid nagu nad panid oma kõhkestest pildi või nagu need videod ja siis sa otsid seda kohta, kus see mingi pisikene muhk käib ja ma kunagi leidnud, ma kunagi näinud ja blablabla, aga see hetk selle ema jaoks on lihtsalt nii eriline, kui sa selle nagu video peale saad ja ma nii saan aru, ma saan kõigest nii aru nagu, et ma olen ise täpselt samasugune, mul on, ma arvan, mingi 50 videot, mis on 3-minutilised, et jumala eest ma saaks selle esimese müksu peale ja ma sain, sellepärast, et ma lihtsalt olingi nii ja mis on kõige veidram reaalselt, see on fakt, ma ütlen teile, sõbrad, kõhu beebi tunnetab ära, kui see video või selle telefoni kätte võtad ja filmima hakkad, sellepärast, et iga kord nagu, kui ma niisama olin, ta oli nii nagu aktiivne, mingi täiega nägin, täiega tundsin, siis ma olin mingi, et okei, et ma nüüd tahan nagu jäädvustada seda. Ma võtsin telefoni välja, ma olin filmima ja ta oli täiesti vait. Ta ei teinud mitte midagi, ta oli nagu. Ja see oli iga kord nii. Ja lõpuks ma lihtsalt olingi mingi pool tundi telefoniga lihtsalt ja umbes tegin näo, et ja siis ma midagi väiksed müksud sain peale.
aga see on jah, see on eriline ja ma ise ka share'is neist stories ja ma olen 100% kindel, et väga paljud vaatasid, et no mis see on, aga see on täiesti fine, ma olin ise täpselt samasugune ja mul ei ole midagi selle vastu selles mõttes. Väga tihti kõrvetised, jaa, appikene, need kõrvetised, kuna mul ennem on olnud ka enne rasedust reflukshaigus, siis ma arvan, et mul on need eriti hullud. Ma võtsin kunagi isegi selle refluksi vastu tablette ja siis see nagu põhimõtteliselt kadus mul ise ära niimoodi, et mul enam ei olnud seda ja siis ma kuidagi, ma ei tea, see läks ära ühesõnaga. Ja nüüd, need on nii hullud, et ma mõtlen, et mul on see kurk nagu kuidas ma seletan, ta nagu reaalselt põleb nii hullusti, et mul vahepeal ma olen lihtsalt mingi, et mul jääb kinni ja ma ei saa kingata enam. Ja ma päriselt, ma ei liialda, see on nii õudne ja eriti veel nagu kui tahaks magama minna, siis tulevad. Ja isegi siis, kui ma ei ole nagu söönud, nad tulevad, ehk siis see on väga teema ja need, kes muga on ka nagu samastuvad, kellel on ka kõrvetised, siis ma nii tean, mida sa tunned ja me oleme selles paadis nii koos, see on nii vastik ja ma nii ootan, et nad ära lähevad. Nii, järgmine punkt on lihtsalt minu jaoks täielik šokk, sest et see ei ole üldse mina. Siin on kirjas, et kogu aeg nii palav ja eriti öösiti, appikene. Ma olen kõige suurem külmavares üldse, ma magan suvel ka sokkidega, ma magan suvel ka riides, sellepärast et mul on vaja, et mul oleks soe. Minu elukaaslane on selline, et tal on vaja õhku, ta magab talvel ka akel lahti, ta on nagu see, et tal on siis värske tuba, vaata. Ja nüüd olen mina see, kes tahab, et kogu aeg oleks akel lahti ja lihtsalt ma ei taha tekki ka peale panna enam, sellepärast et mul on kogu aeg nii palav. Minu jaoks on see väga veider kogemus. Mul on ka paar teie küsitud küsimus. Üks küsis, et palju ma rasedusega juurde olen võtnud ja et kas ma ka kuidagi jälgin oma toitumist ja et jälgin, mida ma söön. Nii, see on nüüd selline teema, et ma just eelmine nädal tegelikult käisin ämmaemanda juures ja sinnamaani oli mul tulnud iga kuu juurde 1 2 kilo. 2,5 kilo on siis olnud kõige suurem number, mis ma ühes kuus olen juurde võtnud sinnani. Siis ma käisin eelmine nädal ämmaemanda juures ja me saime teada, et ma olen nüüd see kuu võtnud 5 kilo juurde ja seda ütles tema, et seda on liiga palju. Ja pidin tegema seda imelist glükoositesti. Ma sellest kõigest lähemalt räägin oma vlogis, et kuidas mul see läks ja kõik, aga ma ütlen nii palju, et mind see jook üldse ei kõigutanud, mulle pigem isegi nagu maitses see jook, et see oli nagu minu puhul üllatav, kuigi ma lugesin väga paljusid teie lugusid, et öökisite ja ühesõnaga, et mina ka kartsin, ma nii väga kartsin, sest ma lugesin enne teie lugusid ja ma mõtlesin, et ma lähengi surema sinna ühesõnaga. Aga ma ei ole veel oma vastuseid siiamaani kätte saanud, ehk siis ma ei tea veel, mis see nagu tulemus on, aga kui ma teada saan, siis ma kindlasti annan teada. Kas ma olen kuidagi jälginud oma seda söömist? Ei ole, ma ütlen ausalt, ei ole, aga ütlen niimoodi, et ma ei ole ka nüüd nii halvasti söönud, et ma nüüd iga päev sööks endale mingit rämpsu näost sisse, et ma ei ütleks seda. Ma olen võtnud juurde terve rasedusega nüüd koos selle +5 kiloga 11 kilo ja mul on 7. kuu. Ehk siis, ma ei tea, kas see on palju või see on normaalne. Ma ei tea, ma olen neid jutte nii erinevaid kuulnud ja kõikidel on see nii erinev. Aga ma arvan, et kuna ma olen nii lühike, siis minu jaoks seda on palju. Aga ma ei tea. See ongi, et kuna ma ei ole väga nagu erilist jälginud ka, et mis ma endale suu topin, siis sealt need kilod tulevad, ütleme nii. Selles mõttes ma olen jälginud, et ilmselgelt ma ei söö toorest liha, et kõik need mingid asjad, punktid, mis on nagu välja toodud, et mida nagu teha ei tohi, et seda ma tõesti teinud ei ole. Mis ma alguses ei julgenud juua esimesel trimestril näiteks, ma julgenud juua kofeiini, sellepärast et
ma ei tea, kuskilt ma olen ka lugenud, et see ei ole nagu hea. Aga nüüd teisel trimestril, ma ei tea, kuidagi mul tuli selline safe tunne sisse ja ma olen hakanud jooma kohvi. Ja kohvi on mul üks asi see, et enne rasedust mind ei kottinud üldse kohvi. Nagu ma vahest võisin juua vahest hommikuti, aga mul ei olnud seda, et ma pean iga hommik saama kohvi. Nüüd rasedusega mulle väga meeldib kohvi ja ma joongi seda iga hommik 1 tassi. Ja ma ei ütleks, et mul oleks midagi hullult muutunud sellest või ma ei tea. Ja olen saanud ka kinnitust, et tegelikult kohvi on jumala normaalne juua raseduse ajal. Neid asju jah, ma olen jälginud. Mis mul on üks asi on, et porgandit ma söön, et kui mul on õhtul näiteks mingi näksimise tuju, siis ma söön porgandit, mis on minu meelest, saaks süüa mingit küpsist või kommi, aga ma söön porgandit, mis on nagu mina ise ennast lohutamas, et ma olen tegelikult tervislik. Tegelikult ei, ma saaks olla palju tervislikum, kui ma olen, aga ma lihtsalt kuidagi, ma ei ole tahtnud stressata selle söömise pärast, aga ma ei tea, ma nüüd äkki varsti saan teada, et ma nüüd pean hakkama stressama, et siis on veel kurvem, nii et eks ole näha, kas omad vitsad peksavad või mitte, nii et kui peksavad, siis saate minust võtta õppust ja olla targemad, et pigem jälgige oma söömist, muidu peate glükoositesti tegema ja nii edasi. Keegi küsis ka mult, et kas ma kardan sünnitust või et kas ma olen kuidagi sünnituseks ette valmistanud ennast, siis ei. Selles mõttes, et ainukene asi, mis ma sünnituse juures kardan, on see, et ma pean olema seal kuidagi üksinda, sest et mul on nüüd sõbrannad järjest sünnitanud ja nad on kõikidel on selline kogemus, et nad on pidanud olema seal väga palju üksi ja mees on pidanud kogu aeg käima kutsumas mingit ämmaemand, et palun, kas te saaksite ikkagi tulla. Et ma ei kujutaks ette seda, nii et kui mul on võimalus, ma tahaks võtta varsti ühendust eraämmaemandaga, kellega siis panna aeg kokku ja et ta oleks minuga koos ka seal sünnitusel, et ma arvan, et see võtaks mul täiesti nulli selle paanika, et ma olen suht palju vaadanud igasuguseid videosi, mingeid informatiivseid lehekülgi lugenud, et ma arvan, et ma olen nagu selles mõttes peas, ma olen ennast ette valmistanud, aga võt see kehaline osa nüüd ongi see, et kõik see hingamine, et ma arvan, et jooga aitab ja ma arvan, et ma tahaks ka minna koos mehega ühele sellisele, ma ei tea, konsultatsioonile. Ma tean, et tehakse neid igasugust, et kuidas näiteks mees saab abiks olla ja et ma ei tea, kui keegi teist on käinud või teab mulle midagi soovitada, siis palun kirjutage mulle kommentaaridesse, ma olen nii avatud kõigele. Mul on pigem olnud hästi armas kogemus see, kuidas mu jälgijad kirjutavad mulle pigem oma kogemustest ja räägivad, kuidas neil on olnud ja soovitavad mingisuguseid asju, et mulle nii meeldib see, et tõesti erinevaid lugusid kuulata, kuidas ühel on niipidi läinud, teisel on hoopis teistpidi läinud, et see nii näitab mulle, et sina oled erinev, laps on erinev ja rasedusi ei saa võrreldagi oma vahel. Et muidugi on sümptomeid ja asju on sarnaseid ja samu, aga lihtsalt see kogu protsess on nii sinu enda protsess ja nii sinu kuidagi nagu, ma ise ka tunnen, et ma olen kuidagi nagu, ma ei tea, mingit pidi kasvanud, kuigi ma ei taha üldse suureks kasvada, ma tunnen, et ma kasvan, ma ei tea, ma olen ise ka veits nagu selle koha pealt natukene nagu kuidagi, ma ei oska isegi seletada. Aga täiega põnev, see on nii põnev. Mul on plaanis teha ka teile video, kus ma räägingi siis, et mis asjad mul beebile juba olemas on ja kindlasti näitan ka, kui mul tuleb see aeg, et oma haiglakotti panna kokku, sest mina otsin eestlaste nagu videosi, et beebiasjade kohta ja niimoodi ja ma ei ole väga leidnud, et ma arvan, et mul oleks endal mega huvitav teha ja ma arvan, et äkki ta oleks teil ka vahva vaadata. Ühesõnaga, ma arvan, et ma sain kõik asjad räägitud. Kui sul on mingeid küsimusi, kui sul on mulle mingit tagasisidet või nõuandeid, siis palun, ma olen tõesti väga avatud. Jälgi mind ka Instagramis, kui sa veel seda ei tee. Mul on siiralt hea meel, et sa oled minuga seda teekonda jagamas
ja mul on nii palju armsaid rasedaid muga samal teekonnal ja lihtsalt see on nii tore, see on nii vahva, see on kuidagi nagu, ma ei tea, see on kuidagi vahva. Ma loodan, et sulle meeldis see video. Olge hoitud, olge tublid ja näeme juba järgmises videos.